Seekord räägime multsimisest. Mis see üldse on? Milleks see hea on? Millised on ohud? Millist materjali saab kasutada? Ning kuidas seda paigutada? Multsimine tähendab seda, et maapind kaetakse kile, peenravaiba, turba, õlgede, saepuru või sõnnikuga. Peamine eesmärk on umbrohtude hävitamine. Taimed saavad oma eluks vajaliku energia valgusest. Kui nad ei suuda kattekiist läbi kasvada, hukkuvad nad pimendusemi tõttu. Teiseks takistab mulch maapinna kuivamist. Kolmandaks soodustab kasulike mikroobide tegevust. Neljandaks takistab erosiooni. Viiendaks parandab mulla struktuuri ja vähendab toitainete uhmist sügavatesse mullakihtidesse. Ja mis kõige tähtsam, nende eeliste tõttu suureneb saak ligikaudu 2 korda ning paraneb marjade kvaliteet. Tundub nõnda hea leiutis olevat, et tekib kohe küsimus, miks kõik seda ei kasuta? Kahjuks on multsimisel ka negatiivsed küljed. Selle rajamine nõuab aega ja raha. Kile tuleb pärast kokku korjata ning utiliseerida. Looduslik mulch takistab kevadel maapinna soojenemist ning mõned kahjurid ning haigused levivad paremini. Kile ja peenravaip sobivad kõige paremini suurtesse istandustesse. Nende laotamist saab mehaniseerida ning kord juba rajatud mulch püsib kuni istanduse eluea lõpuni. Tänu tumedale värvile soojeneb maapind kevadel varem ja taimed kasvavad kiiremini. Kahjuks kardab selline istandus külma ning soodustab antraknoosi haigestumist. Kastmine ja väetamine läbi kile on keeruline ning seetõttu tuleb ehitada ka tilkkastmissüsteem. Kuna vaarikavõrsed ei suuda kilest läbi tungida, ei saa sellisest istandusest tütartaimi. See tähendab, et istutada tuleb kohe alguses tihedalt. Kokkuvõttes tähendab see, et kilemultsiga istanduse rajamise kulud on suuremad, samas jooksvad hoolduskulud on väiksemad. Looduslikust materjalist multsist suudavad vaarikavõrsed läbi kasvada. Seetõttu võib taimi hõredamalt istutada ja sellele raha kokku hoida. Niikuinii kasvab peenar hiljem tihedalt täis. Kastmine väetamine on lihtsam, kuna vesi ja vedelväetis saavad multsist läbi imbuda. Kreesturbaga katmine vähendab varrepõletiku ja antraknoosi ohtu. Orgaaniline aine kõdunub järk-järgult, mis tähendab, et see toimib ka väetisena. Kahjuks tuleb seda iga paari aasta tagant uuendada. Looduslikel kattematerjalidel on ka muid negatiivseid külgi. Näiteks saepuru ja puulehtede kõdunemisel muld hapestub ja seetõttu tuleb maad lubja või tuhaga neutraliseerida. Õled ja heinad soodustavad varrepõletiku haigestumist, levitavad umbrohuseenmeid ning nende sisse armastavad näriliselt pugeda. Mõned eriti tugeva juurega umbrohud, no näiteks võililled ja ohakad, suudavad kohe vast kattematerjalist läbi kasvada. Lisaks toimib looduslik mults soojusisolaatorina. Talvel on positiivne, sest vargi juured ei külmu ära. Kevadel aga negatiivne, sest takistab maapinna sulamist. Kokkuvõttes nõuab loodusliku multsiga istandus rohkem tööd, kuid vähem raha, võrreldes kilemultsiga istandusega. Kile ning peenravaip rullitakse vaarikapeenradel käsitsi või masinaga enne istutamist. Et tuul kilet ära ei viiks, kinnitatakse see konksudega või kaetakse servad mätastega. Ridade vahede jäetakse katmata, sinna külvatakse muru või hoitakse mustkesana. Looduslikust materjalist mults laotatakse tervele istandusele või ainult peenartele pärast istutamist. Kihi paksus jääb 5 ja 15 cm vahele. Vältida tuleks vaarikataimede katmist, sest see soodustab haigestumist. Sõltuvalt kõdunemise kiirusest lisatakse peenardele aastas korra või üle aasta uut materjali. Ridade vahel võib sügiseti orgaanilise materjali väetisena sisse künda ja kevadel uue kihi laotada. Tundub, et sellega on päris palju tööd. Jah, kuid ilma katteta peenraid tuleb regulaarselt rohida ning sinna kulub hoopis rohkem tööjõudu. Hoolikalt käsitsi rohides, nii et ohaka ja võilille juured ka välja torkida, jõuab 1 tunnis ära puhastada vaid 30 meetrit vaarikapeenart. Ja rohida tuleb mitu korda aastas. Tuleb rohida. Vastasel korral hakkavad umbrohud vaarikatega konkureerima, raiskavad ära vee ja väetise. Seevastu heinaga tuleb multsida vaid 1 kord aastas ja tunniga jõuab katta 60 meetrit peenart, kui käsitsi töötada ning hoolikalt iga taime ümber heina laotada. Isegi kui te kasvatada vaarikaid hobi korras oma koduaias, tasub multsi kasutada.
Vastasel korral raiskate oma vaba aja ohakate või lilledega võitlemisele. Ärilises istanduses aga peate arvestama, et ka tööjõud, isegi teie enda tööjõud, maksab. Ühekordse multsimise asemel pideva rohimise eelistamine suurendab istanduse kulutusi ja tõstab toodangu omahinda. Loodetavasti õnnestus mul teid veenda multsimise kasulikkuses. Järgmises videos räägin vaarikate väetamisest. Kohtumiseni!